ma nüüd olen Mustjõe peal. Ja miks ma siin olen? On sellepärast, et hommikul tulin sõbra Vidriku juurest ära. Aga selle asemel, et koju Pärnusse sõita, otsustasin ma minna hoopis Läti tetti tegema. Siit Kagu-Eestist või no Valgamaalt lähen peale. Kohe varsti jõuangi, siit on viimased 1,8 kilomeetrit Eesti tetti ja siis jõuan jälle Läti tetile. Võimalus. Teed on vigased jälle. Ja Labien Latvia. Jõudsime Läti tetile. Mida ma tol hetkel ei teadnud, oli see, milliseks katsumuseks see Läti tett kujuneb. Eesmärk oli siis sõita mööda seda Eesti piiri lähedalt jooksvat Läti tetti kuni Staitseleni, sest et sinnamaani Staitseleni ja tegelikult natukene ka edasi olin ma eelmisel sügisel KLR-iga juba sõitnud, kuni ma pidin ümber pöörama, sest et teed läksid väga kehvaks. Mis ma alguses plaanisin nüüd oli see, et ma teen kuskil pool sellest tetilõigust ära, siis ööbin kuskil ja siis järgmisel päeval teen teise poole. Et ma ka ei leidnud ühtegi sobivat kohta ööbimiseks ja väga ei otsinud ka, siis mõtlesin, tühja ka, surun kogu selle teti ära, lõpetan, millal lõpetan ja siis lähen koju. Juhtus aga nii, et kuskil, ma arvan, et äkki Matsalatsa kandis sai pimedus mu kätte ja tuli jätkata täiesti pimedas seda sõitu. Niikaua, kuni see kulges mööda külavaheteid, oli veel täitsa okei. Sain aru küll, et suht ohtlik on ja niimoodi, aga ei hullu. Tee läks järjest hullemaks ja siis ma olingi ühelt poolt mingisuguse jõe luhal enam-vähem, seal oli üks sükene kuradi veeauka ja teist taga, seal kuskil täiesti pimedas kõrkete vahel murrad ühest läbi, teisest läbi ja siis ühelt poolt ma sain aru, et siit me edasi ei saa. Et see on liiga riskantne. Et kütust oli mul ainult mingisugune, ma ei tea, 1/3 paaki või midagi siukest. Telefon hakkas ka tühjaks saama ja tundus tark mõte olevat ümber pöörata. Aga ja GoPro oli mul ka tühinud, kogu seda EPPA-d ei olegi tegelikult võimalik näha. Ja sellest on kahju. Aga mida ma tegin pildi selle koha peal, kus ma ümber keerasin. Ja siis pildi peal on see geolokatsioon nähtav. Ja siis selgus, et tegelikult jäi mul vist ainult niimoodi paar kilomeetrit puudu sellest kohast, kus ma eelmisel sügisel olin ümber pööranud. Et see sama jõeäärne, väga vesine koht oli see, mis mu ka seekord peatuma sundis. Aga põhimõtteliselt sai need kaks suunda nüüd omavahel ikkagi ühendatud. See 2 kilti sinna-tänna, see mind ei häiri. Aga jah, lisaks tekkis ka see probleem, et mul oli paagis oli niimoodi kütust, ma ise arvastasin, et ma saan sõita veel umbes 50 kilomeetrit, et nõksa üle 200 kilomeetrit saab selle paagiga sõita. Ja kui ma vaatasin siis, et kuhu jääb lähim tankla, leidsin, et lähim tankla on Häädemeeste Circle K, siis seal selle koha pealt oli sinna mingisugune 60 kilomeetrit või natuke rohkem isegi. Nii et siis ma mõtlesingi, et okei, mitu kilomeetrit ma seda ratast nüüd siin jala pean lükkama. Iga kilomeeter, mis ma tanklale lähemale jõudsin, oli nagu suur kergendus. Et okei, et ei peagi 10 kilomeetrit lükkama, ei peagi 9 kilomeetrit lükkama, kuni lõpuks jõudsin tanklasse. Et see oli suht närvesööv. Ja muidu võid mõelda, mis seal ikka, aga
tegelikult oli ju pikk päev juba selja taga. Ja kui ma lõpuks, mina ei tea, mis kellaajal ma Pärnusse jõudsin öösel, aga see oli umbes 14 tundi oli see päev, sõidupäev mul. Et jah, see oli päris karm, siuke 14 tundi järjest uhada. Ei olnud nii, nagu ma plaanisin, aga vähemalt sai korralikult sõiduvaitse suhu. Vot, jah, nii et oli äge. Päris huvitav asi, jah. Vaatasin, et mingi jõgi voolab keset teed vastu mulle ja nii ongi põhimõtteliselt, seal on mingi järv, mis ajab üle korralikult praegu. Aga ja voolab siis vasakule kraavi. Aga ma käisin selle läbi, põhi on seal hästi hea kõva, nii et põhimõtteliselt võiks isegi sõita selle läbi, aga ma arvan, ma ei sõida, ma lähen taga käe kõrval. Sealt on kohati on nagu hästi sügav, et noh, mida hästi, aga üle põlve. Et siis on see oht, et tõmbab äkki, kui ma peaga istun rattal, siis tõmbab äkki vee sisse. Seda ei taha. Ratastust keskele hoidma. Aga päris libedad on need ka kivid ikkagi. Aga seda ma olen kunagi KLR-iga ka Saaremaal olid teed samamoodi. Ja kui ma KLR-iga sai seda teha, siis miks mitte VRF-iga. Siin on nagu puud ka. Apst. Jõudsin siia Koiva jõe äärde nüüd, sealt tulin. Ja sinna peaks minema, on siukene väikene põige laagriplatsi. Aga jällegi, koht on ju, ma kujutan ette, mis RMK võiks teha siukse koha peal. See oleks kindlasti väga ilus. Lätlased on teinud nii. On pannud siia ühe pingi. No, lätlased on väga toredad muidugi. Ja see, et nad seda RMK värki ei tee neid puhkekohti, noh, siis lihtsalt nii on. Ja vaat, siukene rada siis. Ja vaatame, see liiv on sõidetav. Siiamaani on. Äkki annab ära sõita. Okei, ei peagi minema. Nüüd on metsa. Ja jõudsin sellisest kohta nagu seda. See on äge koht. Siuksed majad. Nagu väike kivi oli või? Mida teha seda ma ei tea. Automaat, nimetud.
Baltimaa